Amen. Ja see on oluline, et me Jumala sõnasse ka ise süüvime. Mõni ütleb, et sa loed ju nagunii mulle selle ette, miks mina pean seda lugema. Kas sa võid näha, Apostlitegudes on juttu ühtedest inimestest, ma ei mäleta, mis need nimed olid, kas need olid, mis need mehed, inimesed olid? Kus nad olid? Pereialased olid, jah, õigus, nad olid üks huvitav nimi oli, kes uurisid alati hoolega järele, kas see, mis räägiti, on tõesti nii. Ja kus kohast? Jumala sõnast. Sellest ei piisa, et sa ütled, minu pastor ütles või minu koguduses räägiti. Sa pead ise süvenema Jumala sõnasse ja süüvima sellesse. Ja sellepärast on ka seesama küsimus, siin ka koosoleku alguses või ütluse alguses ütleme, et kas sul on piibel olemas. Tänasel päeval selleks ei ole väga palju vaja. Sul on vaja see nutiaparaat kätte võtta ja sealt otsida sageli. Ja nagu mina olen ütelnud sulle, et kui sinu telefonis ei ole piibli äppi, kas sul on piibli äpp ikka? No jumal, õige. Siis on hea telefon. Ja kui seal ei ole, siis see telefon on üsna mõttetu sul. Kui seal on ainult mänge või mingisugust muud trini-träni, siis ei kasuta seda aparaati eriti targasti. Ja tegelikult me peaksime kristlastena õppima ka neid tehnoloogilisi vahendeid kasutama. Ma toon see ühe teema, kõrvalteema tegelikult. Mõne inimese jaoks võib-olla see astuvõttu ka arvastele. Kui sa tead natukene kristluse ajalugu kaugemasse perioodidesse, siis kui tuli raadio, siis tõusis üles kristlasi, kes hakkasid rääkima, et see on kuradist. Kui tõusi esile televisioon, siis tõusis üles ka kristlasi, kes hakkasid rääkima sellest, et see on kuradist. Kui tuli internet, siis leidus neid, kes rääkisid, see pidi kuradist tulema. 3 www pidi 6 tähendama. Nüüd asjad arenevad edasi ja tulevad ka erinevad igasugused asjad välja, millel on võimekus teha ka midagi halba. Seesama see ai. Ka sellega on võimalik igast rumalusi ja igast tobedusi teha ja valesid asju teha. Aga sa võid ka selle aparaadi või selle aparaadiks on seda raske nimetada, selle asjanduse panna tööle selleks, et uurida isegi Jumala sõna. Mina näiteks avastasin mõningad detailid selle jaoks. Sa ei pea nagu surfama igal pool ringi, sa küsite käest, mis on sellest tõlkes see kirjakoht, ja ta ütleb selle plaksti kohe, otsib selle välja ja kirjutab sulle sinna ette. Ja sa võid selle tõlkida omale eesti keelde, kui sa ei oska inglise keelt korralikult ja olla selles suhteliselt nii-öelda isegi hea tõlkega tegemist. See on nüüd väikene detail ainult. Et selles mõttes ärme kanname kõike maha, milles on vahest ka negatiivseid elemente. Ja vahest mõned uued asjad võivad tulla ja vahest me tahaksime kohe prügikasti visata, kui selles on mingid negatiivsed elemente või asju. Ja kahjuks internetis on ka igasuguseid negatiivseid asju ja televisioonis on negatiivseid asju ja raadios on negatiivseid asju siiamaani. See tähendab seda, et sa pead kõiki neid prügikasti viskama, sa pead oskama asju nii-öelda õieti kasutada ja praktiliselt kasutada enda jaoks. Amen? Okei, see vahemõte siia. Terahti viiplastele 4.6. Ma loen sulle mitmeid kirjakohti, mis ma on selle sama teemaga. Ma räägin sinu mõtlemisest edasi. Filiplastel 4.6. Ja siin ta ütleb meile kõigile siis. Ärge muretsege ühtigi, ehk siis mitte millegi pärast, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Niisiis, sina võid elada murevaba elu. Igaüks me võime elada ilma muredeta. Nüüd, mida selleks teha? Sul tuleb need asjad anda Jumalale üle. Palves ja ka tänuga. See, et sa oled tänulik sellest, et Jumal teeb seda, mida sa käest palud. Tähendab seda, et mis iganes asjad võivad sul üles kerkida, mis võivad olla potentsiaalsed mureallikad, sa peaks kohe nendega tegelema, need asjad andma Jumala kätte ja sa võid käia, mis asja ta ütleb siis, ja Jumala rahu, mis on ülen kõigest mõistusest. Mõned tõlked räägivad ka arusaamisest. Hoiab, ja üks ütleb ka suunab sinu südame ja mõtte Kristusesse, siis Jeesusesse. See tähendab seda, et sa võid käia rahus, üleloomulikus rahus. Ja ka just mitte lihtsalt rahus, vaid isegi Jumala rahus. Mis sina arvad, kui Jumal on seal, Jumal on taevas, Piibel ütleb, et ta on taevas, eks ju. Nüüd, palju siin maa peale inimesi võiks olla, keegi teab need numbreid, mingid kenad miljardid igal on, 8 miljardit või? Kujuta ette, ja ma ei tea, kui palju neid kristlasi, ütleme, sellest protsendist on, kui palju nendel inimestel võib olla probleeme, keerukaid asju, mis vajavad lahendamist, igasugused asju, mis võiks olla nii-öelda muretsemist väärt vahetevahel, nagu mõni inimene ütleb,
Nüüd, kui palju Jumalal võiks olla potentsiaali muretseda ja olla häiritud ja segaduses ja mis iganes. Ja ta ei tee mitte ühegi puhul seda. Ja nüüd temal on rahu. Küsid, temal on lihtne, tal on kõik varustused, tal on vägi ja tal on kõik olemas. Ja nüüd ta on andnud selle sama rahu sulle. Sest sul on ka ligipääs sellele samale varustusele, sul on ligipääs samuti ka sellele kõigele, mis Jumal on sulle pakkumas ja see rahu on antud sulle. Jeesus ütleb ka oma rahu ma annan sulle, oma rahu ma jätan sulle. See on antud sulle. Sul ei ole nii suurt probleemi, sul ei ole nii keerukat olukorda, mille pärast sa peaksid muretsema, olema ahastuses, depressioonis ja segaduses. Sükest asja ei ole olemas lihtsalt. Sest Jumal on andnud sulle rahu. Enda rahu. Amen. Ja nüüd ta ütleb edasi 8. salm, see on see, kuhu ma tahtsin küll jõuda. Viimaks vennad kõik, mis on tõsine, mõni tõlge ütleb ka siis, mis on tõde, mis on aus, mis õige, mis kasin, ehk siis mis on enesekontroll, mis armas, mis hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Ja siis sina võid otsustada seda, mida sina mõtled. Nüüd see on väga oluline asi tegelikult, kui ma selle teemaga tegelen, siis läheme õpetussõnade 23.6. Ma lasen küll selle kirja kohal üles otsida, kuigi et ma seda eestikeelset varianti ei loe. Mitte, et ta päris halb oleks, aga lihtsalt see ei too seda olulist detaili siin praegu välja. Aga siiski sa võid selle kirja koha endale ära märkida, et sa tead. Nüüd ingliskeelne, see on siis King James tõlgib selle 7. salmi, tegelikult ma loen eestikeelsest veel 6. ette. Ta ütleb, ära söö kadeda leiba ja ära ihalda tema maius palu. Õpetussõnad 23.6. Siis ma loen kohe siis King Jamesi tõlket siis. Sest nii, nagu ta oma südames mõtleb, selline ta ongi. Ta ütleb sulle, söö ja joo, aga ta süda ei ole sinuga. Ta räägib just kadedast inimesest ja ta ütleb tema kohta, et nii, nagu ta oma südames mõtleb. Nüüd mõni ütleb, et kas südames saab ka mõelda. Vanas testamendis sageli sõna süda viitab nii hingele kui ka vaimule. Ja ta räägib sellest, et need samad mõtted, mis on tema peas või tema hinges või tema südames, samuti ka südame toob siia juurde, siis selline see inimene on. Niisiis, see, missugune sina täna oled. Nüüd see ei räägi osalt ka sinu füüsilisest ihust kindlasti, aga see ei räägi ainult sinu välimusest, vaid see räägib kogu sinu elust, sinu elustiilist, mida sa saavutad, kuhu sa jõuad, kus ka sa tervises elad. Ja see sõltub millest? Sinu mõtlemisest. Ja jäme ots on sinu käes. Kuna sina saad kontrollida, mida sina mõtled, siis sa saad ka kontrollida seda, mis sinu elus toimub. Nüüd, see on asi, mis päris paljud kristlased tegelikult ei usu. Nad on eluolukordade, probleemide, situatsioonide, raskuste, haiguste, puuduse ja väga paljude asjade lükata ja tõmmata. Siis nad ütlevad, mis mina saan teha. No, elu lihtsalt on ju selline. Aga Jumala sõna ei arva päris nii. Ta on meid kutsunud oma elus valitsema. Rooma kiri räägib sellest, et sa oled kuningana kutsutud valitsema. Mida üle? Kõigi nende olukordade asjade üle. Ja üks viisidest, kuidas see on, see hakkab peale sinu mõtlemisest. Kuningas, tänasel päeval võib-olla neid kuningaid väga palju ei ole, kellel sellist reaalset võimu on. Aga ütleme, et olles ajas, kuningas kunagi ei mõelnud oma magamistoas voodis, mõeldes, et ei tea, kuidas ma saan seda teha ja kuidas ma saan toda teha ja seda ju ei saa ja seda ei ole ja seda ei suuda ja seda ei oska. Kui tal oli võim ja kui tal olid rahalised vahendid, siis ta lihtsalt tegi seda. Ütles, seda tuleb teha, seda tuleb teha, seda tuleb teha. Nüüd samamoodi sind on ka kuningana pandud valitsema oma elus. Nüüd see potentsiaal valitseda ei ole tulnud mitte sinu võimekusest, sinu oskusest ja sinu käes olevast väest, vaid Jumal on sulle selle andnud. Nüüd lähme tagasi siia. Sa oled selline, nagu sa mõtled. Kui sa ei ole rahul sellega, mis oma elus näed, siis mida tuleb teha? Kõigepealt esimene samm on muuta oma mõtlemine. Nüüd mitte niivõrd muuta lihtsalt oma mõtlemine, vaid muuta selliseks, nagu Jumal tahab, et see oleks. Nüüd lähme 3. Johannese 1.2.
üks minu lemmikkirjakohtades tegelikult. Ja see räägib tegelikult just ka nii tervisest kui ka jõukusest. Ja siin Johannes kirjutab, kes oli Kaajus vist oli, kelle kirjutati see kiri, jah? Tol hetkel ta kirjutab seda küll Kaajusele, aga kuna Jumal ei tee vahet isikute vahel, siis ta kirjutab seda ka sulle. Ja nimetab sind niimoodi, armas. Sa oled Jumalale armas. Sest ta väljendab Jumala tahet, mitte ainult seda, mis tema asjast arvab. Soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve. Nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd, kuna see on natuke vanem eesti keel, kuigi võib-olla tänapäeval osalt kasutatakse sarnast sõnakulukki ka, aga see kõlab nagu kuidagi natukene kergelt arhailiselt ja kuidagi nagu ilusti ja kenasti öeldud, aga nagu võib-olla ei saa päris pihta, mis siin kirjas. Sellepärast on hea lugeda, mida mõned teised tõlked ütlevad. Ma loen sulle laindud tõlget. See ütleb niimoodi. Armas, ma palun. Nüüd ta toob see ühe elemendi juurde, ta ei soovi, vaid ta ka palub. Ja üks, see on siis minu arust, kas on King James telge toob väljendi sinna sisse üle kõige. Et sa oleksid jõukas igal viisil ja sinu ihu oleks terve, nagu ma tean, et su hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd ma natukene uurisin, et sattusin paari teist jutlust kuulates selle nüansi juurde siia, mille toob tegelikult mitmed tõlked toovad veel välja. Ja ma tsiteerin vähe tuntud võib-olla tõlget, mis on ka päris huvitav. See on üks laindud, vasti vanem tüüpi laiendud tõlke moodi tõlge tegelikult. Selline autor nagu, kuidas hääldaks, 2V-ga kirjutatakse, 2V-U-E-S-T, viust või kuidas iganes peaks hääldamagi. Viist vist peaks hääldama tegelikult, jah. See oli üks inimesel mehe nimi, kes on selle tõlkinud. Ja tema tõlkis selle sama teise salmi niimoodi. Armas kõigis asjus ma palvetan, et sa oleksid pidevalt jõukas ja et sa oleksid pidevalt hea tervise juures, nõnda nagu su hingi on jõukas. Nüüd sealt tuleb üks sõna juurde, see on see, mis ma tahtsingi välja tuua. Pidevalt. Nüüd eesti keeles meil ei ole sellist ajavormi ja kunagi ma mäletan inglise keeles, kui ma õppisin seda ka süvitsi, siis nendel on olemas üks naljakas ajavorm, oli see mingi nimeni oli, kes inglise keele õpetajana saavad mind aidata äkki. Continuous oli see inglise keeles, see nagu, et ta kestab kogu aeg edasi. Ja siin on just tegelikult ka kreeka keeles just see sama asi, et see kestab, see jätkub, see kestab edasi kogu aeg. Ja siin, kui sa vaatadki, ta ütleb, et ta tahab, et sa oleksid jõukas siis, kõigepealt siis, kus kohas, ehk siis füüsiliselt jõukas. See räägib sinu finantsedust ja ta tahab, et see kestaks. Ja et see oleks ka terve ja see samuti kestaks, ehk see oleks pidevalt toimumas. Ja nüüd ta seob selle millega sinu hinge olukorraga. Ehk siis tegelikult, kui me oleme uurinud vaim, hing ja ihu ja hing räägib siis sinu mõtetest, ka sinu tundemaailmast. Kui sinu hingel on asjad hästi minemas ja kui su hing on nii-öelda jõukas, siis see mõjutab otseselt sinu rahalist olukorda ja pidevalt ja ka sinu tervise olukorda ja pidevalt. Järelikult sinul tuleks panna pidevalt oma mõtetesse Jumala sõna printsiibid. Ja siis sa saad ka näha pidevalt seda mõjutamas ka sinu rahalist olukorda ja ka sinu tervise olukorda. Nüüd see on sama põhjus, miks meil on vaja Jumala sõna uurida ja sellesse süveneda isiklikult. See ei ole mitte sellepärast, et me oleme lihtsalt mingid sellised fanaatikud, kes tahame lihtsalt piiblit lugeda ja leiame, et selles, mõni ütleb, et selles vanas ja ajaloolises raamatus pole midagi tänaseks päevaks. Hämmastav on, kui palju seal on tänaseks päevaks. Ja see võtad need printsiibid ja sa mõtled ja mõtiskled üle ja need hakkavad mõjutama sinu materiaalset olukorda. Kiitus Jumala. Sinu materiaalset olukorda hakkavad nad mõjutama otseselt see, mida sa loed ja mida sa mõtiskled. Pluss ka sinu tervist. Ja nüüd mõni ütleb, et ei tea, kas see töötab. Kui sa võtad kätte ja usaldad seda, mis Jumala sõna ütleb, see hakkab töötama sinu jaoks. Nüüd saame aru,
siin on sõna pidevalt. Ilmselgelt see on seotud ka sellega, et siin on üks järjepidevus. Näiteks see on üks nõrk koht vahetevahel kristlastel on see, et nagu nad tulevad võib-olla pühapäeval kogudusse, nendel ongi võib-olla piibel kaasas ja nad loevad ilusti seda kaasa ja mõtlevad kaasa, mis räägitakse. Aga kui me jõuame nüüd järgmistesse, nendesse tavalistesse päevadesse, esmaspäev. Piibel, nagu öeldakse, ei satu silma ette. Hommikul inimene märkab üles, tal on toimetused, asjad, ta läheb tööle ja neid asju on vaja teha. Ma ei ütle, et sa pead tegemata jätma. Ja siis, kui tööpäev saab läbi, siis sa oled väsinud, käid võib-olla poest läbi, siganes, sööd õhtust ja siis tahaks nagu puhata. Siis inimesed otsivad televiisori välja. Nüüd, kas nendes asjades on kõigis midagi valet? Ei ole midagi valet. Aga iva on selles, kas sa oled pannud oma mõtetesse Jumala sõna selles päeval. Kas sa oled pannud midagi sellist, mis mõjutab otseselt sinu rahalist olukorda, mis mõjutab sinu ka materiaalset olukorda. Mitte materiaalset, vaid siis ka tervise olukorda. Kas sa oled pannud seda enda südamesse? Nüüd, mis tähendab pannud? See on see sama, mida sa otsustad mõtiskleda. Mitte lihtsalt ainult, et sa kuulsin, lihtsalt lugesin midagi, vaid et sa paned selle oma mõtlemisse. Sa otsustad mõtiskleda ja ka selle mõtisklemise juures käib ka see sama, et sa ka räägid seda välja. Ja sa teadlikult teed seda ja mis see teeb, see hakkab midagi sinust tootma. Ja sellest peaks tekkima üks järjepidevus, stabiilsus ja see on see, mis toob sulle ka muutused sinu elus. Kui sa muudad oma mõtlemise Jumala sõnaga, see muudab sinu tervise ja see muudab ka sinu materiaalse olukorra. Ja see kehtib absoluutselt kõigi jaoks. Ja inimesed võivad vahest süüdistada kedagi, kes õpetab seda teemat, vahest nimetame seda jõukuse jutlustajateks või inimesed, kes õpetavad jõukust ja vahest inimesed süüdistavad neid, see on see jõukuse evangeelium või see on see nii-öelda inglise keeles see prosperity ja mõned süüdistavad seda, aga millest ta siis peaks rääkima? Kas Jumal tahaks, et me räägiksime vaesuse evangeeliumi või läbikukkumise evangeeliumi, ebaõnnestumise evangeeliumi? Kas Jeesus käis ring ja kuulutas, et tulge minu juurde kõik ja ma annan teile võimaluse olla vaesed ja viletsad ja hädalised ja haiged. Nagu selleks oleks midagi hirmus halba seda, kui keegi räägib, et Jumal tahab, et sa võiksid jõukas olla. Me saame aru, et on asjad, mida käsitletakse valesti ja ilmselt kui nad käsitlevad neid valesti, need võivad tekitada probleeme. Ja meie ümber on tegelikult, ütleme, erinevad asju, mida inimesed ei oska õieti käsitleda. Ja me näeme kogu aeg, kuidas Jumala sõnas väga palju pannakse rõhku sellele, et mingi asi, mis ei ole probleem. Näiteks toome ühe teema. Toit. Nüüd, kas toit on halb asi? Ei ole halb asi. Ma loodan, et sa täna oled söönud. Nüüd, ja kui sa jätsidki vahele ühe söögikorra, see pole katastroof, aga selles mõttes, et sa sööd, sul on vaja süüa. On ju? Toit ei ole halb. Aga seesama toit võib tekitada sinu elus tõsiseid probleeme. Ja mõned inimesed võivad ennast sõna otseses mõttes ja kasutame otsest sõna surnuks süüa. Kas see juhtub päeva pealt? Ei, see juhtub päeva pealt. See on see, et ta ei reguleeri, ta ei analüüsi, ta ei kontrolli seda, kui palju ja mille me näeme, Piibel räägib, mida ta vistab hukka, liigsöömist. Näeb seda, et toiduga käitutakse valesti. Nüüd, kas see tähendab seda, et nüüd peame igal pool ütlema, toit on paha ja ärge üldse sööge? Ei, me peame sellega oskama õiges raamis, õiges koguses, õiges mahus, nii nagu meile just vaja on. Ja see ongi, mis seab asjad korda. Amen. Ja väga paljusid muid teemasid on veel Piiblis, millega on ka samamoodi, mis mõni võib öelda, et see on lihtsalt paha ja kogu lugu ja mõni ütleb, et raha on hirmus paha asi. Nüüd, raha ei ole paha asi. Nüüd, kujuta ette, natuke seoses rahaga. Kas sa oled selle üle mõelnud? Nagu öeldakse, vaata vahel me võiksime, nagu öeldakse, ka kogudusena või ka kristlastena palju rohkem asju teha. Näiteks Piibel ütleb, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigile loodule. Nüüd sinul on üks suu, eks ju, on ju. Ja sa võid rääkida, kui me räägime nii-öelda üks ühele, siis ühele inimesele, ütleme, kui tahad efektiivselt teha. Aga sa tead aru, kui sul on raha, sellest suust on võimalik teha väga palju. Seda on võimalik üles filmida videoga, seda on võimalik salvestada, seda on võimalik raadiokanalisse panna, siis on seda võimalik tekstina kirjutada, siis seda on kõike võimalik viia sinna ja sellistel viisidel. Mida selleks on vaja? Raha. Mida see teeb? See paljundab sinu võimekust, kui paljude inimesteni sina võid jõuda. Ka rahaga.
Näiteks isegi, mitte me tahan sellest majast kogu aeg rääkida, aga eks see muidugi endal on ka põnevus selles mõttes, kiitus Jumalale. Aga ma ise mõtlesin ka seda, et nagu oleks kiitus Jumalale, meil on need rahalised vahendid ja mehed teevad tööd ja maja kerkib ja ma üksinda üritaks seda teha, ma ei tea, see 2 palki oleks paigas. Aga seesama, sa paned selle raha ja see raha on võimeline tegema palju rohkem, kui sina ise isiklikult suudad teha. Nüüd ka see räägib sellest ka kristlastena, kui paljudesse kohtadesse, kui paljudesse asjadesse me võiksime jõuda palju enam ja palju rohkem, kui meil on rohkem raha. Minge kõike maailma, kujuta ette kõike maailma. Ja kas Jeesus mõtles seda tõsiselt? Mõtles küll. Selleks on vaja raha, et jõuda sinna riiki ja sinna riiki ja sinna riiki ja nende inimesteni. Ja Jumal tahabki selle raha anda. Raha ei ole oma olemuselt üldse halb asi. See annab võimaluse meil teha palju rohkem, kui me tegelikult oleme igapäevaselt tegemas. Nüüd, kuidas sina saad tegelikult raha? Sa teed tööd ja tegelikult mis sinna läheb? Sinu aeg, sinu pingutused, sinu oskused, mis sa mingis mõttes paned nagu piltlikult, nagu ütleme, oma elu nagu investeerid natuke selleks, et teenida palka. Ei ole vale öelda seda, on ju nii. Nüüd järelikult sa võtad selle raha ja nüüd, kui sa seda hakkad rakendama, sinu elu on võimeline palju rohkem tootma. Amen. Et selles mõttes see ei ole üldse halb asi omada raha ja et meil oleks seda ka palju. Sa mõtle, kui kogudused oleksid, kõik kogudused omaksid miljoneid ja oskaksid targasti selle rahaga käituda, kui paljudesse kohtadesse me jõuaksime, kui palju me saaksime muuta, kui palju me saaksime teha Jumala riigis. Amen. Ja siis tamas leidub Kristus, raha on paha, raha on kõige kurja juur. Me blokeerime sellega tohutu võimekuse Jumalal midagi teha, muuta selle maailma. Sa mõtle, miks paljude, näiteks võib-olla isegi ei jõua paljude vaeste juurde ja haigete juurde ja igasuguste probleemide inimeste juurde. Miks pärast sageli? Väga suur probleem on see, et raha ei ole võimekust jõuda nendeni. Ja nüüd, kui on võimekus olemas, vahendid, igasugused erinevad asjad, raha annab selleks võimaluse. Amen. Raha ei ole oma olemuselt paha. Oluline on see, kuidas me selle rahaga ümber käime. Sest selle sama rahaga võib teha midagi väga nõmedat, midagi väga halba ja väga negatiivset. Aga kui me õpime seda õieti kasutama, jällegi, see on see sama asi, kuidas sa seda kasutad, milleks sa seda kasutad ja sa teed selle õigeid asju, siis see toodab midagi väga-väga head. Amen. Kiitus Jumalale. Niisiis, meil tasub olla targad ja kasutada neid asju, mis Jumal neile kätte annab õieti. Läheme Markuse evangeeliumi 9. peatüki 14. salmi ja ma tahangi minna selle teema juurde just rohkem, mis ma täna räägin. Ja see pealkiri, ma ei ole isegi pealkiri ütelnud sulle. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Nüüd, kui me räägime sinu mõtlemisest just, siis meil peab olema selline mõtlemine. Mitte see, et seda ei saa ja see ei ole võimalik ja seda ei saa teha ja see on nii raske ja see on nii keeruline. Kui see on Jumala tahe, siis see on võimalik. Siis see on võimalik. Kõik on võimalik. Nüüd ma ei räägi, mida iganes kõik on võimalik, vaid see, mis Jumal tahab teha ja mis on Jumala plaanis, see on võimalik. See kõik on võimalik. Ja täna hakkab vaatamegi mõningaid kirjakohti, kus analoogne fraas käib ka läbi. Markus 9.14. Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevad nendega. See on Jeesus tuleb siis. Tegelikult ta tuleb sealt mäe pealt, muutmise mäe pealt tegelikult. Ja kohe, kui rahva hulk teda nägi, kohkusid kõik ja jooksid temale vastu ning teretasid teda. Ja ta küsis nendelt, miks te vaidlete nendega? Siis vastas keegi rahva seast. Õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Nüüd saame aru, et ta järelikult oli tumm, ta ei rääkinud. Ja kui ta iganes tuleb tema kallale, kisuta teda ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Aga tema vastas neile ja ütles, sina uskmatu tõug, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama. Tooge ta minu juurde. Nüüd, kas sa märkad, nüüd see poiss ei saanud vabaks sellest kurjast vaimust. Mis Jeesus toob selle teemaga seoses esimese asjana välja, mis on probleemiks või miks see asi nagu ei saanud lahendust?
usk, usu probleem. Kas pole nii? Ja nüüd ta läheb edasi 20 ja nad tõid ta tema juurde siis selle poisi ja kohe, kui ta Jeesust nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Nüüd me näeme, kui Jeesus on tegutsemas ja liikumas, ka kurjad vaimud üritavad ennast, nagu öeldakse, manifesteerida. Nüüd üks asi ka, kui sina peaks mingi sarnase asjaga kokku puutuma, ära ole sellest hirmu all ega häiritud. Kui kuri vaim peaks ennast nii-öelda manifesteerima, mismoodi see ongi just sellisel viisil, kas on mingisugune haiguse, nii-öelda loomulikult vahest öeldakse selle kohta haiguse hoog või midagi tarnast. Aga mis iganes kombel see võib olla ka mingisugune röökimine, võib-olla erinevad asjad võivad juhtuda, nüüd me ei peaks olema sellest absoluutselt häiritud ega hirmu all. Sest kui sa vaatad, mismoodi Jeesus käitub selles situatsioonis, see on väga huvitav. Ta siis, poiss kukub maa peale, aeleb ning ajab vahtu. Nüüd, kas sellist tüüpi pilt on sümpaatne? Nüüd väga sageli ka kristlased, kui nad näevad midagi sellist, nad on kohe häiritud, nad on kuidagi nagu liimist lahti, nad on kohe kõik võib-olla kuidagi ümber, midagi peame tegema, nüüd peame ütlema, nüüd peame midagi hüüdma, nüüd peame karjuma, nüüd me peame midagi tegema. Sarnane selline mõtlemine on väga sageli paljudel kristlastel. Jeesus ei tee mitte midagi sellist. Kujuta ette, see poiss, mis ta teeb? Ta on seal maas, nagu ta väljendab siin selle sõnadega, aeleb ja ajab vahtu ja nüüd Jeesus küsib tema isalt, sel samal ajal, kui see poisiga on see toimumas seal maas. Kui kaua aega see on temal olnud? Nüüd mida see väljendab, sa ütled, et Jeesus üritab midagi väga saladuslikku teada saada. Ei, asi on selles, et ta nagu öeldakse, tegeleb selle asjaga ja ta ei lase ennast sellest häirida. See ei valitse mind. Need tunded ja kogu see väline pilt, see ei ole see, mis lükkab ja tõmbab mind, vaid ma otsin selle välja selle lahenduse ja Jumalal on selle jaoks lahendus ja see kuri vaim peab lahkuma. Ja nüüd ta hakkab sellega tegelema ja siis isa vastab, et siis lapsest saadik, see on teda küll mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata, aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Nüüd, kas sa märkad, mis on see võti, mis sellistes olukordades sageli lahendus on? Kui inimesed tulevad ja tahavad abiga sinu käest saada, sul on vaja vahetevahel lasta neil rääkida, et teada saada, mida nad usuvad või mis on nende südames, kust nad ootavad lahendust. Amen. Vahetevahel liiga kiiresti inimesed kohe, me paneme sulle käed peale, palume su eest, ajame selle välja, tegeleme sellega, seome, mida iganes, laseme lahti. See ei peaks olema kohe see strateegia, vaid iva on selles, et nagu öeldakse, teada saada, mida see inimene usub. Või isegi sageli ka, kui inimene tuleb üks ühele minu juurde, ma ka küsin ta käest, mida sa ootad, mida sa usud, et praegu sulle sünnib. Kus kohas sa oled? Meil on vaja teada saada, milleks sa oled valmis. Sest küsimus ei ole selles, mida mina saan teha. Sest vaatasin see sama lugu, või see edasi toobki väga selgelt välja. Ta ütleb, et loen uuesti selle viimase fraasi 22. salmist. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Ja siis, kui sa kuidagi võid, kui sina kuidagi suudad, siis olgu sul hale meel ja aita meid. Siis me näeme, mis on selle isa nii-öelda see kontaktpunkt või see sihik. Kui sina saad midagi teha, kui sina oskad midagi teha, kui sinul on võimekus midagi teha, siis palun aita meid. Kõlab nagu väga hästi. Ja nüüd, mida Jeesus selle peale vastab? Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Nüüd, see on üks huvitav fraas ja sellepärast ma tahan selle lugeda mitmest tõlkes, et sa saaksid sellele pihta, mida ta tegelikult ütleb. Lainut tõlge ütleb niimoodi, ja Jeesus ütles, sina ütled mulle, kui sa suudad midagi teha. Miks? Kõik on võimalik sellele, kes usub. Siis Living Bible tõlgib selle niimoodi. Kui ma suudan, küsimärk, küsis Jeesus. Kõik on võimalik sellele, kellel on usku. Kus on selle mehe silmad algselt olnud? Jeesuse peal, kes oli tema jaoks tegelikult lihtsalt Jumala sulane või prohvet nagu, et tema saaks midagi teha, tema saaks midagi aidata. Nüüd, kuhu suunab Jeesus tema silmad?
enese pealt selle peale, et tema usk on see, mis muudab seda olukorra. Tema usk on see, mis muudab selle olukorra. Ja ta sõnastab selle väga huvitavalt selles situatsioonis. Loen uuesti selle eestikeelse siis meie tõlke. Sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Kui sina oled leidnud selle, mis on Jumala tahe, siis kui sina otsustad uskuda, et see on võimalik sinu jaoks, siis see on sulle ka võimalik. See ei ole see, et no me ei tea, Jumal vist ootab midagi ja ei tea, veel ei taha teha ja me ei tea, millal ta teeb. Ja küsimus ei ole selles, kui sina otsustad uskuda, see, mis on Jumala tahe, siis see on sulle võimalik. Siis see on sulle võimalik. Siis see on sulle võimalik. Olukorrad on võimalik muuta, tervisesituatsioonid on võimalik muuta, rahalised situatsioonid on muuta, asjad on võimalik muuta sinu elus, kui sina otsustad uskuda seda, siis see on sulle võimalik, see on sulle võimalik. See olukord oli aastaid nendega olnud. See poiss oli sellest kurjast vaimust aastad olnud seotud ja nad ei olnud sinnamaani mingit lahendust ja muutust näinud. Ja kui nad said pihta sellest, et see sõltub nende usust, siis nemad võivad selle olukorda muuta oma usuga. Sina võid olla ka mingisuguste asjadega vaevlemas olnud, mingites probleemides olnud, mingites jamades olnud aastaid. Ja sul on võimalik nüüd oma usuga see muuta. Küsimus ei ole selles, kas keegi tahab sind aidata. Küsimus on selles, kas jutlustaja hoolib sinust. Küsimus on selles, et sina otsustad uskuda seda. Uskuda seda, et Jumala tahe on see olukord pöörata. Jumala tahe on sind terveks teha. Jumala tahe on sinu vajadused täita. Jumala tahe on muuta selle olukorra. Amen. Kui sa oled näinud, kõik on võimalik. See on võimalik, see on võimalik. Ja meil peab olema see mõtlemine, meil on vaja kõigepealt alustada sellest, et sul on see mõtlemine, see olukord on võimalik muuta. Et sa hakkad mõtlema teistmoodi, võib-olla, saame aru, vast inimesed on mingisuguste probleemidega olnud väga pikki perioode oma elus. On need mingid haiguse asjad olnud või on need, ütleme, siin me näeme ka laps, tänapäeva, ütleme, meditsiin ütleks, et lihtsalt, et tal on mis iganes, ma ei tea, kas pidajatõbi või mis iganes, ta ütleb, mitte pidajatõbi, see on siis see langetõbi. Ta ei olnud päris üks ühele sama sarnane asi mingil kombel. Ja meditsiin ütleb, mis tema nagu oskab selles, mis teeb oma parima. Aga nüüd iva on selles, inimesed on elanud sellega, nad on näinud seda, nad on näinud neid haigusi, hoogusid kogu aeg tulemas. Nad on olnud sellises olukorras, me oleme nagu suutmatud, me ei saa nagu midagi teha sellega, me ei saa midagi muuta selles olukorras. Ja paljud kristlased arvavad ka, nende elus on erinevad probleemid ja rasked, keerukad olukorrad, et me ei saa ju midagi teha, me ei saa ju midagi muuta. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Kui sina otsustad uskuda, siis see on võimalik pöörata. Sa ei pea enam sellega jääma, sa ei pea selle asjaga istuma kogu aeg, mõtlema, ei tea, kuidas saab ja ei saa ja keeruline ja raske ja mis iganes. See on võimalik. See on võimalik muuta, see on võimalik muuta, sul on vaja hakata mõtlema, see on võimalik muuta, see ei pea jääma sinna. Halleluuja, sina ei pea jääma selle olukorra alla, sa ei pea jääma enam selle haiguse alla, sa ei pea enam olema vaevatud nendest probleemidest, nendest muredest, nendest puudusest, sellest segadusest, kõik on võimalik muuta. Amen. Ja see ei ole mitte sinust sõltuvad, vaid Jumal on see, kes tahab, aga sinu ülesanne on otsustada, uskuda seda. Uskuda seda. Kiitus Jumale. Ja vaata, mis edasi ta ütleb, mis nüüd poisi isa teeb selle peale. Ja poisi isa hüüdis seda maid. Nüüd me näeme, ta hüüab, see väljendab seda, et ta on otsustanud ühe muudatuse sisse tuua. Ta küll väljendab siin ühte olulist elementi, ta ütleb, ma usun. Kuna ta ütles, et kõik on võimalik sellele, kes usub, ta otsustab uskuda. Aga ta saab aru, et ta on maadlemas millegiga. Väga paljus me võime aru saada, see oli isegi tema mõtetest, ütleb, aita mu uskmatust. Ta ei ütle, et anna mulle usku, vaid et aita, ma saaksin selle asjaga hakkama, et ma olen kõhklemas ja kahtlemas, ma otsustan siiski uskuda. See kõik on võimalik.
Tähendab seda, ma otsustan uskuda. Ma otsustan uskuda, see olukord muutub. Ma otsustan uskuda, see ei jää enam nii. Ma otsustan uskuda, ma ei kavatse enam selle haiguse all istuda. Ma otsustan uskuda, et ma ei kavatse enam olla sellest puudusest vaevatud. Ma kavatsen käia võidus. Ma kavatsen teha seda, mis Jumal on kutsunud teha. Amen. Ma otsustan uskuda. Isegi, kui mõtetes on kahtlused, ma otsustan ikkagi uskuda. Ja nüüd ta ütleb, aitame uskmatust. Ja nüüd ütleb, aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jooksis, sõitles Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale. Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus ja poiss jäi otse kui surnuks, nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud, kuid Jeesus hakkas tema käest kinni ja tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Nüüd mõni võiks öelda, miks ei saanud need jüngrid ennem selle kurja vaimu väljaajamisega hakkama? Sest küsimus ei olnud selles, mida ka nemad saavad hakkama, vaid küsimus oli selles, mida see poja isa otsustas uskuda. Tema oma usuga andis selle potentsiaali, et sellega võiks tegeleda. Inimesed saavad lahenduse siis, kui nemad otsustavad uskuda. Ja isegi jutlustaja ei saa sõita nende ootusest, nende usust üle. Kui keegi inimene lihtsalt ütleb, mina ei saa niimoodi uskuda, mina seda ei usu, see ikkagi on nii raske ja see on nii võimatu olukord, siis see inimene jääbki sinna sellesse kohta. Mina ei saa teda ära paluda sellest, ma ei saa, nagu öeldakse, käskida ja kasutada oma meelevalda ja siis sellest üle sõita. Tema peab otsustama uskuda, et see on võimalik muuta. Jumal tahab selle olukorra lahenduse tuua. Jumal tahab mind terveks teha. Jumal tahab minu vajadused täita. Ja kui sa otsustad uskuda, siis jutlustaja saab tulla ja paluda sinuga koost või käskida kuradil koristada oma käed ja või siis kurjal vaimul isegi lahkuda. Amen. See on oluline asi, et me näeme, see oli väga oluline asi, see, mida sina otsustad uskuda. See ei ole see, mida jutlustaja otsustab uskuda, mida jutlustaja otsustab käskida või palub, vaid küsimus on selles, mida sina otsustad uskuda. Ja kui tema otsustas uskuda, see olukord sai muudetud. Ja kas sa märkad ka huvitav, see kuri vaim aeti välja ja tema jaoks pandi ka uks kinni, sest et kõik on võimalik. Kurat ei ole, nagu öeldakse, sisse ja välja tulija, et ta võib lihtsalt teha, mis ta tahab. Me võime oma usuga tema jaoks ukse kinni panna. Amen. Ja asi, mis oli aastaid neile perekonda vaevanud, aastaid neile tekitanud segadust, sai lahendatud ühe hetkega, mismoodi selle läbi, et nemad otsustasid uskuda. Amen. Küll on isast juttu siin, aga ma räägin praegu mitmust, et ma usun, et kogu perekond hiljem oli sellega kaasas ka. No, otsustas uskuda ja ta sai lahenduse. Ta sai lahenduse. Kõik on võimalik. 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 Sellele, kel usub. Amen. Lähme Luuka evangeeliumi 1:30. Ka üks tuntud lugu. Luuka 1:30. Ingel ilmub siin Maarjale. Siis ingel ütles temale, ära karda Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa saad käima peale. Nüüd võib-olla igaks juhuks tõlgin ära, siis sa jääd lapse ootele või sa jääd rasedaks. See on vana eesti keel, eks ju. Ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ja teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje. Ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Aga Maarja ütles inglile, kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea. Nüüd jällegi, kuna enamus ikkagi on piisavalt täiskasvanud siin, ma arvan, et sa saad aru, millest ta räägib siin. Selleks, et lapsi saada, on vaja ka mees selle asja juures. See on see, millele ta viitab, eks ju. Nüüd ta ütleb, ingel vastas ning ütles temale, püha vaim tuleb su peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Sellepärast peab ka püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala pojaks. Ja vaata, su sugulane Elisabet
temagi on pojaga käima peal, ehk siis ootab last oma vanas eas ja see on 6. kuu temal, keda öeldi olevat sigimatu, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles, vaata, siin on issanda ümardaja, mulle sündigu su sõna järgi ja ingel läks ära tema juurest. Mis oli Maarja algne küsimus? Kuidas see võib sündida? Mis oli Jumala poolne vastus tegelikult, mille ingel andis edasi? Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Ükski asi pole Jumalale võimatu, nagu ta ütleb siin siis. Loen uuesti. Ja Jumalale ükski asi võimatu. Jumalale ei ole ükski asi võimatu. Kui sina otsustad uskuda, siis ka sulle ei ole olemas asju, mis on võimatud. Me peame oma mõtlemise uuendama ja kujundama sellisel kombel. Seda ei saa, see on võimatu. Kui see on Jumala sõnaga kooskõlas, saad aru, need asju, mis on, mida Jumal ei taha, on tegelikult suhteliselt vähe. Kas sa teadsid seda? Võib-olla see ei kõla hästi, aga enamasti, kui inimesed midagi tahaksid, et Jumal teeks nende elus, enamasti need ei ole sellised asjad, millele Jumal alla ei kirjuta. Kindlasti. Ma usun, et suurem osa inimesed ikkagi väga rumalad ja väga halbu asju ei taha. Aga neid ei ole väga palju. Ja Jumal ütleb, et Jumal ei ole ükski asi võimatu. Ja siin oli, nagu öeldakse, vaja üleloomulikult, põhimõtteliselt pidi toimuma üleloomulik eostamine. Laps sai nii-öelda, ma ei teagi, kuidas see peaks ütlema, loodud tema ihusse. Nüüd, kuni sinna maani mitte midagi sellist ei olnud toimunud. Meil ei ole Piiblis ühtegi sükest näidet sellisest sündmusest. Ja pärast seda ka ei ole ühtegi näidet ja ei saa olema ka, et sa igaks juhuks teaksid. Kui keegi tahab väita, et nagu öeldakse, tema on ka pühast vaimust käima peale, siis seda enam ei toimu sellisel kombel. Nüüd igaks juhuks ütlen, et enne kui keegi sul sukest õpetust tuleb õpetama või rääkima. Nüüd, aga sellegi poolest me näeme, Jumal toob siia just selle elemendi sisse. Jumala jaoks ei ole miski võimatu. Miski ei ole võimatu. Amen. Sinuga on samamoodi. Me peame tegelikult lugema selle 37. salmi veel laiendud tõlkes ka. Sest Jumala käes ei ole miski võimatu ja ükski Jumala sõna ei jää täitumata ega ilma väeta. Sest Jumala käes ei ole miski võimatu ja ükski Jumala sõna ei jää täitumata ega ilma väeta. Kui Jumal ütles, et see saab niimoodi sündima, siis see saab niimoodi sündima. Amen. Nüüd läheme esimese Moosese 18. Siin on 2 lugu juba, mis on mingil kombel siis lapse sündimisega seotud. Teine siin tuleb ka. Esimene Moosese 18:12. Nüüd Jumal oli siin rääkimas, juba rääkinud tegelikult Aabramile, et ta saab olema paljude rahvaste isa. Ja nüüd me näeme, asi on jõudnud sellesse kohta, et nüüd on tõesti aeg käes, et see peab sündima. Ja tegelikult see on Jumala ingel, kes nendega on rääkimas siin asju. Ja 18:12 ütleb, ja Saara naeris iseeneses ja mõtles, nüüd kui ma olen vanaks jäänud, peaks mul veel himu olema ja ka mu isand on vana. Aga Jehova ütles Aabramile, miks Saara naerab? Tegelikult see on siis, me saame aru, ingli kaudu toimus tegelikult seal situatsioonis. Kas on tõesti, naerab ja ütleb, kas ma tõesti peaksin sünnitama, kuna ma ju olen vana? Kas peaks Jehoval midagi olema võimatu? Ma tulen su juurde tagasi aasta pärast samal ajal ja Saaralt saab olema poeg. Kui Jumal ütles, et miski ei ole tema jaoks võimatu, siis see ka sünnib. Kui Jumal on midagi öelnud välja, siis see ka sünnib. Kui Jumala sõnas on mingisugune printsiip välja öeldud, siis sinul tuleb otsustada, tema Jumala jaoks ei ole miski võimatu, see sünnib. Amen. Loen uuesti seda sama fraasi siis. Kas peaks Jehoval midagi olema võimatu? Kas peaks siis Jumalal olema midagi võimatu? Amen. Ja kui Jumal ütles välja, et see saab sündima, siis see ei ole võimatu. Amen.
Lähme Rooma kirja 8. peatükki. Rooma 8:35. Mis me siis ütleme selle kohta? Ei, 31 loen vist loen, mitte 35 isegi. 8:31. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Nüüd üks asi, mis sa pead ka oma meeltes nagu läbi nii-öelda mõtlema. Jumal on minu poolt. Järelikult tal ei ole mõttes kogu aeg, et midagi sulle halba teha, midagi negatiivset sulle teha, tuua sulle hävitust, tuua sulle puudust, tuua sulle haigusi. Jumal on sinu poolt. Amen. Kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? Nüüd, Jumal andis sinu eest oma poja. Nüüd kristlased on kõik seda fraasi kindlasti palju kordi kuulnud juba. Jumal on andnud su eest oma poja. Nüüd, kui sa uurid natukene Piiblit, siis sa võid aru saada ja tegelikult väga palju ei peagi isegi süvenema. Enam kallimat ja paremat kingitust ei saanud anda. Sest ta andis sulle sinu eest oma poja, makstes sellega kinni kõik sinu patud, kõik nii-öelda selle, mitte ainult patud, vaid saame aru ka kõige selle, mis selle patu tõttu võiks tulla meie ellu. Siis see tähendab seda ka nii selle, et vaesus võiks sinu elus valitseda, haigused sinu elus võiks valitseda, kõik on sinu eest kinni makstud, et pole õigus enam sinu elust valitseda. Nüüd, kas sa oled kunagi, võib-olla vahest sul on juhtunud, oled poes käinud ja oled ostnud mingisuguse eseme või asja sealt ja siis nagu öeldakse, oled selle ära ostnud ja siis oled võib-olla sattunud mõnda teise poodi või teise kohta ja see sama asi oli rohkem kui poole odavamalt müügis. Paha tunne, eks ju? Paha tunne on, miks ma pidin nii palju maksma selle eest? See ei olnud ju seda väärt, vaata ta on siin hoopis palju odavamalt müüa. Nüüd mõni ütleks, et no siis järelikult peab ikkagi poodides ringi rohkem vaatama. Et see ei ole see põhipunkt. Vaid punkt on selles, kui Jeesus maksti sinu eest, ehk siis selles mõttes Jeesuse elu oli see, mis anti sinu eest, siis sina olid järelikult seda väärt. Ja Jumal kunagi ei maksa sinu eest midagi sellist, mis nagu öeldakse, sa ei ole väärt. Mis ma tahtsin sellega öelda? Kui palju sina oled väärt? Jeesuse elu. Mis see tähendab? Pead natuke analüüsima ja mõtlema, mis see tähendab. See tähendab väga palju. See tähendab seda, et see on tegelikult Jumal kogu oma olemusega. Ja siin tegelikult hakkabki tulema välja, kui ta on oma poja sinu eest andnud, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama. Kui ta andis sulle oma poja, siis kas see mingisugune materiaalne asi, see rahaline väärtus, see raha, see asi, mis iganes see on, kas ta ei peaks sulle seda kõike andma? Kas see tervis, mis sa vajad, mingisugune probleemist või lahendus, kas ta ei peaks sulle seda andma? Sest et see, mis ta juba on andnud, on nii palju kõrgema väärtusega, suurema väärtusega olnud, siis miks ta ei peaks seda veel väiksemat ja nii-öelda odavamat ja vähem maksvat asja sulle andma? See on see, mis ta ütleb. Kuidas ta ei peaks sulle seda andma? Ja nüüd ütleb, kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on, kes õigeks teeb. Ma olen 33 kalmis. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus, kes suri ja mis veel enam, kes äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Nüüd, kas pole huvitav? Jeesus on sinu eest pidevalt ka palumas. Nüüd, inimesed võivad su eest paluda ja vahest paluvad usus, vahest ei pruugi usus paluda. Aga Jeesus kindlasti palub usus ja ta saab seda, mida ta palub. Meil peab olema usku ka Jeesuse palvetesse. Nüüd ütleb, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine
või nälg või alastiolek või häda või mõõk. Nüüd sa võid mõningate nende asjadega elus mingil kombel kokku puutuda. Kiitus Jumalale, et me ei ole kindlasti kõigi nende asjadega kokku puutunud. Aga nüüd ta ütleb, nõnda nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid arvatakse tapalambaks. Aga selles kõiges, nüüd mis see tähendab selles kõiges? Nüüd kogu see pikk nimekiri, mille ta luges siia ette. Loen uuesti, viletsus, ahastus, tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk. See võib isegi ka sõjast rääkida. Kas pole nii? Ütleb, ja selles kõiges 27 salm või 37 salm, sellel samal, mille ta viitab, selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Nüüd mitmed tõlked tõlgivad, üks tõlge, just on laindud tõlge, tõlgib niimoodi, 37. salmi. Ometi oleme kõigi nende asjade keskel rohkem kui võitjad ja saavutame ületamatu võidu tema kaudu, kes meid armastas. Ei ole olemas probleemi tegelikult, mida sina ei saa võita. Meil peab olema see mõtlemine. Ma räägin mõtlemisest täna just, see sama mõtlemine. Sa oled võitja selle probleemi üle. Kuna Jeesus on antud sinu eest, enam suuremat väärtust, enam suuremat asja ei saa, asja ei ole hea öelda isegi, suuremat asja, kuidas ma kasutan parem, suuremat kinki ei saa sinu eest anda. See on nii suur väärtus olnud. Ja selle sama pärast sa võid teada, see probleem ei ole mingi küsimus. Sa oled selle üle võitja. Sa oled võitja, sa mitte isegi pea võitu saavutama, vaid sa oled võitja. Sa oled võitja. Ja ta ütleb, mis lihtsalt võitja, rohkem kui võitja. Amen. See on üks kirjakoht, mille üle meil tuleb mõelda just selles konteksti, mis ta räägib. Kõik need probleemid, loen uuesti, mis need probleemid olid, mis ta siin toob välja. No. Kus me jäime nii? Viletsus, ahastus, tagakiusamine, nälg, alastiolek, häda või mõõk. Selles kõiges sa oled rohkem kui võitja. Kas pole huvitav, et ta ei räägi võidust siis, kui probleeme ei ole, vaid ta räägib võidust siis, kui probleemid on. Ja ta räägib, et sa oled nende üle võitja keset neid probleeme. 38 salm. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ega vägevad, ei kõrgus ega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Amen. Jumala armastus on see, mis annab sulle garantii sellest, et sa võid olla igas situatsioonis võidukas. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Amen. Lähme veel ühte tuntud kirja kohta. See on Filipplastele. 4 ja 13. Kõik on võimalik. Jumalale meeldib see sõna kõik. See päris palju piiblis erinevates situatsioonides. Filippast 4.13. Ta ütleb, ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. See sõna vägevus tegelikult räägib nii füüsilisest jõust, samas ka oskustest ja tugevusest ja potentsiaalist midagi teha. Ma suudan kõik. Miks pärast? Temas, kellest ta räägib? Kristuses, Jeesuses. Ma suudan. Nüüd
See on nii tuntud kirjakoht, et vahetevahel me mõtleme või mõtiskleme selle üle liiga vähe. Aga me peaksime selle üle mõtlema, mis iganes asjaga sa satud silmitsi. On see siis sinu tööolukorrad, tööga seotud asjad erinevad. Siis see võib-olla on seotud rahaliste asjadega. Võib-olla see on seotud tervisealadega. Ma suudan kõik. Või siis see on sul mingisugune ülesanne, mis sa peaksid tegema, millega sa peaksid ära tegema ja sa ei tea, kuidas sa teha, sa ei tea, kust tarkust saada. Sa ütled, ma suudan kõik, ma suudan kõik, ma suudan kõik. Kõik on võimalik, kõik on võimalik. Ma lähen tagasi sinna, kust ma alustasin. Mulle see nagu jäi kõige rohkem nagu kõlama minu enda jaoks, mitte päris alustasin. See Markuse evangeeliumi 9. peatükis siis. Ja 23 salm. See isa on oma poja pärast seal. Ma loen eelmise salmi poole pealt veel, sest et kuna see on oluline selles kontekstis, ta ütleb siis, aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Halleluuja. Tänu su isa. Isa, tänan sind, et sina tahad, et meil oleks selline mõtlemine, kõik on võimalik meile, kes me usume. Isa, sina tahad pöörata olukordi, sa tahad pöörata situatsioone, mis on võib-olla aastaid hoidnud inimesi kinni, kui see on aastaid kammitsenud inimesi, kes inimesed on võib-olla vaevelnud haigustes, vaevelnud mingis puudustes, probleemides, aastaid, aastakümneid võib-olla isegi. Isa, sina tahad, et nad võiksid otsustada uskuda. Kõik on võimalik ja see olukord saaks muudetud, see olukord saaks pööratud, et nad ei pea sellega istuma, sest nad on kutsutud kuningana valitsema oma elus. Isa, ma tänan sind, sina oled kutsunud meid kristlasena samuti kuningana valitsema olukordade üle. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Kõik on võimalik. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Üks sõna, mis mul praegu kerkis ülesse. See on ka sinu usu peale just sellest kinni haarata. Võib-olla see puudutab ühte, võib-olla puudutab mitut inimest. Mingit laadi, ma ütleksin, kas luud või lihased ei ole oma õiges kohas või ei ole oma õiges paigas ja ei ole, midagi on paigast ära sinu ihus. Seoses kas luudega või lihastega. See võib olla erinevat moodi, väga palju erinevaid asju võib sellega seotud olla. Kui see sinu jaoks haagib ja sa oled valmis selle vastu võtma praegu, siin, kõik on võimalik sulle, kes sa usud. Ja sina võid otsustada uskuda. Sa ei saa käia oma mõtlemise järgi, sa ei saa käia oma mingisuguste analüüsimiste järgi, see on võimalik ja see ei ole võimalik. Kõik on võimalik. Tule ette, Jumala vägi on sinu jaoks, kui sa võta see, mis iganes asi see on, mingid laadi luud või lihased, midagi on paigast ära. Mis asi siia konkreetsemalt on? Halleluuja. Jeesuse nimel. Lihas, normaliseeru, taastu, kõik õigesse kohta. Kõik õigesse kohta. Ja ma tänan, et sinu vägi läheb praegu siia ihusse. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Kas sul oli kätt tõsta ka valus ka või? Jumal on sinu tervendaja. Võta see hama. Amen. Kellegil veel midagi sarnast. Luud või liigesed või lihased. Mingid asjad ei ole õiges kohas või midagi on valesti või Jumala vägi on sinu jaoks. See kuulub sulle. Halleluuja. Kiitus su isa. Tänu sulle isa.
Halleluuja. Halleluuja, tänu sulle, isa, kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Kiitus, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Isa, ma tänan sind sinu rahu eest. Sinu rahu eest, mis on meile antud. Isa, nagu su sõna ütles ka, me lugesime, kui me heidame kõik oma mured sinu peale, siis sinu rahu, Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab. Ma ei kutsu otseselt isegi sind välja, kui see sinu jaoks haagib, mingid laadi rahutus on pidevalt olnud, võib-olla isegi sellega on olnud unehäired, võib-olla on olnud mingisugused muud nii-öelda stress, tohutu pinge selle pärast. Ja see on just olnud võib-olla isegi selle muretsemisega seotud, võib-olla mingisuguste muude asjadega seotud. Sa võid lihtsalt minuga koos ka paluda samas koha peal ja anda need asjad Jumala kätte, mis on tekitanud sulle muret, stressi, pinget, ärevust. Isa, me usaldame kõik asjad sinu kätte, sina pead hoolt meie eest. Isa, need asjad, mis iganes on muret tekitanud, need on sinu asjad, sina tegeled nendega. Ja isa, ma tänan sind nüüd, sina annad lahendused, annad tarkuse, annad varustuse, mis iganes on vaja. Ja isa, nüüd ma tänan sind rahu eest, üleloomuliku rahu eest, mis täidab iga inimese, kes on selle asja sinu kätte usaldanud. Sinu rahu, mis täidab neid. Ja hoiab nende südame ja mõtted Kristuses Jeesuses, et nad käivad täies rahus. Tänu sulle, isa. Jeesuse nimel sinu rahu eest. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Jumal on hea. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Võta see materjal ja mõtiskle nende kirjakohtade üle, sest see võib olla sulle, nagu öeldakse, väga oluline materjal, mis valmistab sind ette olema võidukas, mis iganes olukordades. Amen. Kiitus Jumalale. Aga täna ma võtan kokku selle asja siin. Ole õnnistatud. Mine Jumala rahus, Jumala tugevuses. Amen. Homme õhtul kella 7 on jälle palvekoosolek siin samas ja järgmine pühapäev on meil siis jällegi koguduse koosolek, et suvel nädala keskel meil ei ole midagi. Ja siis 23. on meil jaanituli ka tulemas. Kui keegi ei tea, kuidas kohale tulla, siis kindlasti küsige, et me anname detailsema informatsiooni, kes ei tea, kus tulla. Amen. Aga näeme siis jälle järgmistel koosolekutel.